püüdsime kinni Eesti Tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi, üritas küll ära põgeneda meie eest, aga see ei õnnestunud. Tahame teada, mis siis Eesti tennises on toimunud ja mis on plaanis tulevikus. Praegu toimub Alexela Masters, aga meid huvitab ikkagi pigem kogu hooaeg, et mis sul on öelda aasta 2014 kohta? Ma arvan, et aasta 2014 kindlasti edukas aasta tennisele. Sportlikus mõistes Euroopa meistritiitel noortel, pääs juunioride Davis Cupi finaalturniirile, Kaia Kanepi pääs 16 hulka US Openil, et need on sellised võib-olla eredamad sähvatused. Lisaks kindlasti Jürgeni aastalõpu head tulemused ja paljude tegelikult noorte usin osalemine turniiridel ja ka Euroopa mõistes väga, väga edukas osalemine, et nii finaalid, kodustel turniiridel võidud ja see on kõik. Need ei suuda isegi ette loetleda. Kui me siin hakkame ette lugema tegelikult kõike, mis meil ju toimub, et me oleme siin kokku lugenud mitmed sajad turniirid ja tuhanded mängud, siis ületame ajalimiidi igal juhul. Absoluutselt. Seda on tore kuulda. Aga üks huvitav selline muutus on, ma ei mäletagi ühtegi aastat varasematest aegadest, võib-olla ma eksin, aga ei ole vist ka nii palju turniire rahvusvahelisi olnud Eestis korraga ühel aastal. Jah, seda küll, et eriti kui me räägime nii-öelda esimesest sammust profitennisesse, siis see on erakordne aasta Eesti tennisele, et me oleme teinud 5 meeste turniiri ja 2 naiste turniiri, lisaks sellele veel Fed Cupid ja kõik noorte turniirid, mis on rahvusvahelised ja ka seenioride turniirid, siis et see on üks osa tegelikult arengust ja arengust rahvusvahelisse tennisesse ja arengust profitennisesse, et see on kindlasti vajalik meie mängijatele, mis näitab ka tegelikult seda, et poisid korjavad oma esimesi punkte ATP-de tabelis, jah. Anett Kontaveit mängis finaalis naiste turniiril, Fed Cupis jõudsime jälle grupp kõrgemale, ronime vaikselt tagasi sinna, võib-olla kus me loodame olla. Peaksime olema, jah. Nüüd seoses sellega, et meil on päris mitmeid rahvusvahelisi võistlusi olnud, mis mulje on jätnud meie turniiri korraldused, meie keskused külalistele ja siis ka võib-olla tõenäoliselt ITF esindajatele, kes on turniiride juures tegevad? Ma tahaks loota, et kõigil on jätnud väga, väga soojad tunded, sest tegelikult keskused, kus me oleme korraldanud, me oleme läinud rohkem ka regioonidesse, nii Pärnus. Ja tuletan meelde, et Tartus ja Pärnus, mis on väga meeldiv. Jah, just, et Pärnu, Tartu ja Tallinna terekeskus kindlasti jätab kõigile osalejatele väga sellise sümpaatse mulje. Ja kõik imestavad heas mõttes, et selline keskus on kuskil Euroopa ääremaal olemas. Ma siinkohal tahaksin tänada tegelikult nii klubisid kui ka keskusi, kes on andnud selle võimaluse ja kes on tulnud kaasa nii koostöö mõttes kui ka ise korralduse mõttes, et nad on aidanud turniire korraldada, et me ei ole mitte siin või nii-öelda liiduna ainukesed, kes panevad käe külge, vaid ka klubid teevad seda ja ma arvan, et see on üks väga tähtis selline link ka tenniseklubi ja tennisliidu vahel, et klubid aitavad korraldada ja korraldavad ise väga palju üritusi. Ja lõpetuseks võib-olla seal tuleb ka mingid sellist momente, mis kordavad Söötu Allaraga 2015 ja võib-olla ka veel kaugem perspektiiv, on mõni sõna öelda? Ütleme, tennis tegelikult on oma kalendri mõttes on väga tihe. Sisuliselt võib tennist mängida 52 nädalat aastas. Mida ka meie kalendri puhul, võib-olla me 52 nädalat ei mängi, kuid 48 nädalat ehk kindlasti. Et väga palju midagi uut välja mõelda on keeruline, kuid oma traditsioonilisi üritusi, mis me tegime ka see aasta ja oleme teinud eelmised aastad, me tahame hoida, ehk me liigume selle poole, et meil on rahvusvahelised turniirid erinevatele tasemele, erinevatele vanustele, ehk see on see võimalus, kuidas meie mängijad saavad ronida nii ATP, VTA kui ka noorte ITF-i ja Tennis Euroopa edetabelites kõrgemale. Ehk see on see, mis tegelikult on nii-öelda visiitkaart Euroopasse ja maailma, et kus meie mängijate taset saab hinnata. Et ma arvan, see on see eesmärk tegelikult.
aitäh sulle, Allar, ja edu edaspidises tegevuses! aitäh!